tere tulemast Musta kassi tara lugemisse Jäärad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 17–23 august. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti. Ja vaatame, mis need kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nädal algab teil siin müntide kuningannaga. Müntide kuninganna on rahaasjades tark naine. Temal on eelarve paigas, tema emotsioonioste ei tee. Aga kuna tema kõrval on karikate 9, mis räägib soovide täitumisest, siis mulle tundub, et te olete piisavalt kokku hoidnud, et nüüd hakata mingit oma soovitud asja endale soetama. Et võib-olla oletegi kõrvale pannud millegi ostmiseks. Et millestki olete unistanud, midagi te tahate. Ja kuna siin on soovide kaart ja müntide kaart nii kõrvuti, siis ma arvan küll, et nüüd või siis lähitulevikus on teil see võimalus endale see soetada. Kuigi te ise näete seda kuidagi teisiti, sest siin on edasi kohe see mõõkade 8, mis on lõksus olemise tundekaart. Ma rõhutan, tundekaart, mitte lõksus olemise kaart. Teil on tunne nagu ikkagi, et võib-olla on ka see mõte, et ostan nüüd selle asja ära, käin suure raha välja ja mis pärast saab? Võib-olla ostan üldse liisingusse endale auto, võib-olla ma ei tea, mis iganes veel järelmaksuga, siis olengi lõksus, näed raha lõksus, pean ei tea 5 aastat maksma. Ma tean seda tunnet, see tunne on täpselt selline, et aga ei, minul oli küll autost hea meel ja 5 aastat maksin ära ka ja sõitis teine küll ja veel. Et see ongi see tunne, et ma nüüd olen lõksus, võlalõksus näiteks. Sööb ka mõni muu lõks olla, aga ma siin seda praegu ei näe. Ma näen just täpselt seda, et see on kuidagi viisi rahadega seotud. See lõksu tunne, aga see on ainult tunne, sellepärast, et tegelikult te olete ise oma silmad kinni pannud, te ei taha seda näha, seda väljapääsu sellest lõksust. Kui seda kaarti ka hoolega vaadata, seda kassi selja taga ei ole mõõkasid, et tegelikult sealt taga tee on vaba. Võib alati välja astuda sellest lõksust ka. Edasi tuleb teil siin sauade 2. Sauade 2 ütleb davai, teeme ära, sest sauade kaardid tegelikult tahavad liikuda, ära teha asjad, nemad ei taha oodata. Nendel ei ole aega oodata, nendel on kiire kogu aeg. Ja see 2 ütleb ka, see on valik. Kas me teeme selle ära või me ei tee seda ära? Ja muud valikut ei olegi. Edasi tuleb teil siin sauade 4. Võt sauade 4 on selline peokaart. Minu jaoks on ta tantsupidu. Selles mõttes, et ikka siukene, ta võib olla ka suur kontsert näiteks, kus on lihtsalt siuke melu. Minu jaoks on ta meluga pidu. Meluga pidu selline pulmad, juubelid, mingi selline, kus on nagu rohkem kära, muusikat, tantsimist, inimesed suhtlevad omavahel, rohkem rahvast. Et kaart ütleb seda, et kõik seltskondlikud kutsed võtke vastu. Võtke siis vastu nad sellel nädalal. Julguse kaart on siia välja tulnud. Jõud, julgus. Vaata, selle julgusega nüüd on küll niimoodi, armsad jäärad, et kuna see viimane kaart on mõõkade 5, mis on võitlus, mis on võitlusesse asumine selline, et panen sulle ära. Iga hinna eest ma panen sulle praegu ära. Vaat see on selline kaart. Ja see julgus minu meelest selles samas kontekstis sobib hästi, et ma ei hakka sulle üldse ära panema, ma keeran selja ja ma lähen minema. See mõõkade 5 on siuke kaart, et võite selle võitluse võita, aga selle võidu hind on liiga kõrge. Siin on vaja seda julgust, tarkust otsustada, et ma eemaldun sellest situatsioonist ja ma ei hakka üldse võitlema. Ma lähen lihtsalt minema, sest targem annab järele. See on minu soovitus teile. Kes tahab kakelda, ärge kakelge. Ärge lihtsalt kakelge, las ta lahmib seal oma ette. Las veib oma rusikatega oma ette. Otsigu mõni teine, kellega kakelda. Ma ei soovita teil sellesse võitlusesse astuda. Võtke julgus kokku ja astuge välja sellest. Keerakegi ringi, minge lihtsalt minema. Kui tuleb siin sellel nädalal või lähitulevikus selline situatsioon,
Teine koht, kus julgus kokku võtta, on selle asja äraostmine, mille jaoks te olete korjanud raha. Eks seegi nõuab julgust. Näha kaugemale, mitte muretseda selle pärast, mis saab 5 aasta pärast. Ma olen alati mõelnud seda, et siin, kui vaadata tagasi, et oi näed, oleks võinud võtta palju laenu. Küll siin olid meil raha, igasugused reformid, siis kui meil olid teised rahad ja teised riigid. Ja kõike muud, et miks küll ei teinud seda ega teist ega kolmandat. Vot võib-olla 10 aasta pärast vaatate tagasi, kui jätate praegu tegemata selle ostu või mis iganes unistuse täide viimata, siis kahetsete hiljem võib-olla. Aga see on ainult minu arvamus, see on minu isiklik arvamus. See ei ole see, mida kaardid räägivad, see oli minu isiklik arvamus. Vot selline lugemine teile, eks otsus on teie. Millegi jaoks te ju raha olete säästnud. See pole ka emotsiooniost, sest et müntide kuninganna emotsiooniost ei tee. Ja kui universum on otsustanud teie soove täita, siis see on väga tore. Ja see lõks pole päris. See on näiline. Teil on tegelikult silmad võimalik vabastada, kõdikud on teil lõdvad ja selja taga on tee täiesti vaba. Et vaadake siis, kuidas te hakkama saate iseendaga. Eks me kõige rohkem ikka oleme iseendaga pahuksis, ei suuda otsuseid langetada. Üks osa meist tahab ühte, teine teist. Siuke lugemine tuli teile. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kohtume järgmisel nädalal.